Tere armsad inimesed, tere mehed, tere naised, tere noored, tere vanad. Mina täna hakkan rääkima jälle armastusest. See on minu põhiline teema. Võtke või jätke, armastus on see, millest tasub rääkida. Aga miks ma siis täna mere äärde ja päikse kätte ei läinud? Sellepärast, et ma olen täna juba mitmeid kordi üritanud seda videot teha, isegi eile ja üleeile, aga ei ole kuidagi õnnestunud, kuna meil on siin väga palav praegu ja üle 30 kraadi ja mul lihtsalt kaamera kuumenes üle mitmeid kordi. Et pidin kogu aeg oma juttu katkestama ja nii need videod mul hukka läksid. Aga täna siis ma räägin ikkagi sellest, mis mul südamel on. Ja südamel on mul see, et kõigepealt, mis asi on üldse armastus? Mis asi on armastus? Enamik inimesi tunneb seda armastust oma südame tšakras, aga ta ei oska aru sellest saada, mis see täpselt on. Ta tunneb, et kui ta armub, siis hakkab siin kuidagi see süda puperdama ja sellest ma olen juba ka rääkinud. Täna ma ei hakka seda juttu kordama, eelmised videod on sellest juba juttu teinud. Aga mis see täpsemalt siis on? Armastus on tegelikult inimeses olev kõige suurem ja võimsam energia, südame tšakras. Ja tegelikult ei saa terves maailmas, terve maakera peal ükski elus olend ka ilma armastuseta. Lill vajab päikesesoojust. Armastus tegelikult ongi soojus. See on väga selline kuum energia, mis sinu sees, sinu energiaid üldse liikuma paneb ja selliseid võimsaid tundeid tekitab. Aga samamoodi loomulikult võib see armastus tekkida, mitte ainult see ei ole nagu iseendas, vaid iseenda jaoks või iseenda armastamine või ühesõnaga, vaid seda käivitab, seda armastustunnet käivitab väga palju ka keegi teine inimene näiteks, oma laps või loom või siis selline, ühesõnaga, eks see armastus muidugi peab olema nagu kõigepealt enda vastu, aga keegi ei saa ju sellest aru, et kuidas ta iseendaski iseenda vastu käivitada, kui sa ei tunne ennast ja sa ei tunne teist inimest. Ja meid tegelikult ei ole ju õpetatud noorest peast lapsest saadik armastama. Me oleme lihtsalt, ütleme nii, et me lapsepõlves tajusime seda, kuidas ema meid armastas, me tajusime ja vajasime seda ja kui mõnel inimesel näiteks ema või isa ei väljendanud oma armastust, siis see laps oli nagu närbunud lill, ta tundis üksindust ja tundis puudust. Aga miks ta tundis puudust? Sellepärast, et ta ei osanud seda enda seest üles leida, enda südamest. Seda ei ole keegi õpetanud tegelikult. Ja sellest tekkis ka väga paljudel inimestel, enamikel inimestel on olnud hüljatustunne. Tekibki see tunne, et kui sa ei saa armastust, siis sa hakkad enda südame ümber mingisugust müüri ehitama või kapslit ehitama. Ja sealt edasi muidugi pöördutaksegi oma ego poole, hakatakse kas siis endasse sulguma, ei väljendata üldse oma armastust ega mitte midagi. Või siis
hakatakse kellegagi näiteks kas või manipuleerima või minnakse üldse väga selliseks tõrjuvaks ja ründavaks. Ja see kõik tulebki tegelikult sellest, et ei osata armastada, ei teata, mis asi on armastus ja ei leita seda enda seest üles. Aga tegelikult on armastus kõikidel inimestel olemas siin sees, südametšakras, kõikidel inimestel. Ja tegelikult on ka see, et see armastus sealt südamest ei kao mitte kunagi, mitte kuhugi. Ta on igavesti tegelikult koos hingega. Kui näiteks hing ju rändab elust elusse, siis tegelikult ta kannab seda sama armastuse kogemust kaasas endaga. Ja ta vajab nagu õhku või ta vajab seda armastust, hing vajab armastust, sellepärast ta ka seal südametšakras on. Ja see on selline nagu eeterkeha, mis siis annab siis aeg-ajalt selle südametšakras meil tunda, aga miks me ei saa sellega kontakti on sellepärast, et juba ma olen ka varem seda rääkinud, me ei saa kontakti enda südamekeskusega ja iseenda hingega, sest me oleme selle lukku pannud, selle ukse. Ja siis ongi see, et inimesed kas siis on kinnised, karjuvad üksteise peale, tülitsevad või siis võib-olla jah, sellist nagu depressiooni ja sulgumist, igasuguseid psüühilisi häireid, isiksuse häireid ja nii edasi, et kõik see algab tegelikult sellest armastuse puudusest. Ehk siis, kui ta teaks seda, et tal ei ole seda puudust, seda armastuse puudust, siis seda ka ei tekiks. Ja eks see tekitab ka selliseid emotsioone, mida me ei suuda välja elada, me ei suuda neid emotsioone nagu lõpuni tunda, et me sulgume ja peidame neid emotsioone, peidame oma tundeid, kuhugi kalevi alla paneme kogu aeg. Ja tegelikult me ei tunne ise ennast ka siis. Ja ütleme, kui meil tuleb nüüd siis mingi partner, sõber, kaaslane, siis me ei oska temaga käituda, me ei oska ennast avada talle ja me ei tea, kuidas üldse enda tundeid väljendada, sest me ei tunne isegi neid ära. Ja siit sellest johtuvalt ma küsisin ka oma noorema lapse käest, oma poja käest, et temal on kõik ju alles ees, ta on noormees, 17-aastane ja ka tütarlaps juba olemas. Aga tal on ka just see teema, et kuidas nagu olla, kuidas ennast väljendada, kuidas käituda. Kui teiselt poolt tuleb mingi vastav selline ootamatu käitumine, millega ta ei ole kokku puutunud, isegi kui ta avab ennast, ei ole ikkagi, siis see ongi see, et noor inimene vajab nagu tuge või täiskasvanud inimese kogemusi, et kuidas ennast üldse avatult väljendada, kuidas seda südame seest seda armastust kätte saada ja seda ka edasi pakkuda. Ja ta ei saa nagu sellest ka aru, et noored inimesed ei saa sellest aru, see esimene armumine tuleb, see on kõige see puhtam ja värskem ja sellist asja ei ole enne kogetud. Ja samal ajal sa tuled ju, astud ellu teise inimesega suhtesse
oma mingisuguste varjatud kohvritega, mingisuguste traumapagasitega. Järjekordselt siis sealt tuleb ju edasi sellist ego käitumist ja traumeerimist juurde veel ja uus põlvkond katkiseid inimesi. Et mul on sellega seoses selline mõttevälgatus ja idee tekkinud. Ja mida ma ka nagu hakkan edasi arendama seda ideed ja mõtet, aga mul oleks vaja sünergilist sellist ajutrusti või selliseid inimesi, kes soovivad selles kaasa lüüa, selles missioonis nimelt. See on missioon, et kuidas luua selline ühendus või selline nagu noortele mõeldud armastuse maagia kool, kus just, kuna nii palju on, ma vaatan Eestis ka ja eks teda mujal on ka järjest rohkem areneb, meil on energiat maailmas muutunud ja spirituaalselt inimesed ärkavad praegu väga palju. On igasuguseid selliseid kõrgemaid hingesidemeid tekkinud, järjest tuleb neid välja, isegi minu oma tutvusringkonnas ja minu endaga. Mul on omal kaksikleek olemas ja ma tean mitmeid inimesi, kellel need samad asjad toimuvad, need samad protsessid. Ja samal ajal meil tuleb uus põlvkond peale noori, kes alles avastavad armastuse enda jaoks. Nii selle romantilise armastuse kui üldse armastuse kui sellise enda sees. Ka selle universaalse armastuse, mida me tegelikult ju väljendame iseendale, väljendame teistele, väljendame üle maailma. See ongi see, mis meid tegelikult elus hoiab, sest armastust vajab iga elus olev, isegi lill. Lill vajab päikest ja see päike, mis lille peale paistab ja vesi, see ja kui me inimesed nagu veel räägime näiteks taimega, siis kõik elusolendid, kaasa arvatud taimed, loomad, inimene veel eriti vajab armastust. Ja kuigi nüüd on nüüd hakatakse ju, on bioroboteid hakatud tootma ja maailm läheb nagu üle sellisele tehisintellekti teema peale, mis on Matrixi maailm, siis seda nad igal juhul luua, tehisintellekti poolt luua ei saa, on armastusenergia. Armastus, puhas armastus, mis on jumalik, mis on see, et tegelikult see tuleb algallikast ja see on nagu selline puhas energia. Ja aga selleks, et noored saaks õppida ennast tunnetama, enda keha tunnetama, oma hinge tunnetama, saaks õppida enda eluenergiat ehk siis seksuaalenergiat õigesti kasutama, mitte seda raiskama ja laotama, vaid just õigesti kasutama. Sest meie seksuaalenergia, eluenergia on tegelikult see, mis meid paneb ka looma. Vabandust. Mis meid paneb ka looma ja tegelikult ühenduses siis südame tšakraga ja armastuse energiaga ongi, luuakse suuri asju, loomingut, kunsti. Luuakse võimsaid ja sügavaid suhteid. Et need on kõik omavahel ühenduses tegelikult. See ongi meie autentsus.
ja spirituaalsed inimesed on hakanud seda ka nagu teadlikumalt kasutama. Aga praegu loomulikult ega kõik inimesed ei ole spirituaalselt ärganud inimesed ja ometi, no eriti veel noored, on küll, ma olen märganud seda, et noorte hulgas on siiski hakatud huvi tundma näiteks ka religioonide vastu ja üldse sellise spirituaalse maailma vastu ka. Aga see tulebki sellest, et me oleme väga elanud nagu sellises maailmas, kus domineerib ainult raha, edukus, siis ainult selline karjäär. Aga südame asjad on jäänud meil täiesti laokile. Ja me ei oska ennast väljendada, me lihtsalt vaadake ringi. Inimesed juba, isegi kes võiksid olla nagu, kelle sees on väga palju armastusenergiat. Nad ei oska seda väljendada. Nad ei suuda seda enda seest esile kutsuda, sest neil puudub ühendus südamega. Ma olen oma selle meditatsiooni ajal tunnetanud ka selliseid asju ja üldse, kui ma tunnetan inimest, tema energiaid, ma loen inimese energiaid, siis ma saan aru, millal inimene mängib ja tal on mask ees, millal tal on see nagu mingisugune rollimäng ja millal ta on tõeline, millal ta on nagu avatud ja millal tuleb tema südamest midagi välja. Ma olen õppinud seda tähele panema ja tegelikult seda oleks vaja noortele. Et nad tunneks, tegelikult ongi nii, et inimesed millegi pärast ongi, meid on nagu kasvatatud selles mustris, et me peame olema tugevad, aga mis on tugevus üldse? Kas see on see, et me paneme kiipsmailingu ette ja me peame hambad ristis tööd tegema ja olema nagu sellised nii-öelda kõvad, tugevad, isegi naistelt nõutakse ja naiselikkus on hakanud ära kaduma. Mehed on hädas, et ei ole naiselikke naisi enam. Naised võitlevad oma õiguste eest. Aga mis õigused, kui armastus puudub? Mina naisena tunnen, et ma vajaks just enda naiselikkust. Ja seda, et mehed jääks mu kõrval meesteks. Minu poeg jääks meheks. Minu kaksikleek jääks meheks. Aga see ongi see, et mina ise tahan tunda ennast naiselikuna. Naiseliku naisena, kes armastab. Ega siis tegelikult ei ole ainult naiselikel naistel see armastus sees, vaid ka maskuliinsetel meestel on olemas armastus sees. Ka nendel on see naisenergia olemas tegelikult. Aga kuidas seda ühendust endaga saada? Kuidas see armastus esile kutsuda? Kuidas nad, millegi pärast on selline müüt tehtud, et mehelik mees on ainult see, kes käib nagu kivinägu ringi, kellel on musklid punnis ja ta ei väljenda ennast, ta ainult kontrollib ennast. See ei ole nii. Kuidas saab naine usaldada meest, kes on välise peale ennast üles ehitanud, aga tal sees puudub ühendus iseendaga? Jah, see ongi see, et tegelikult meie siin maailmas naised vajavad mehi ja mehed vajavad naisi. Aga see ei pea olema nii,
et me ei tee koostööd, et me elame nagu duaalsuses, et mehed ajavad oma seda kontrolli ja panevad maskid, keep-smilingud ja kõik oma selle kontrollikesta ümber. Ja samal ajal nad ei saa ise ühendust enda südamega. Ja sellepärast ei oska nad ka naisi kuulata. Nad ei kuula südamega naist. Tekib see manipulatsioon, tekib mingisugune selline oma võimu ja jõu näitamine, millest areneb ka, ütleme ausalt, perevägivald. Sest tegelikult ega siis meheliku, maskuliinse mehe sees on täpselt samamoodi olemas see armastust vajav poisike. See, kes ta lapsena oli, ehk siis tema sisemine laps, aga see vajab armastust. Niigi nagu ta vajas ema armastust kunagi, vajab see mees, ehk siis tema sisemine laps vajab ka naise armastust. Ja täpselt samamoodi on ka tüdrukutega ja naistega nii, et selleks, et olla omas väes naiselik, vajad sa mehe armastust. Vajad sa seda turvaruumi enda ümber, seda armastuse ruumi. Sina täidad ruumi armastusega, aga mees täidab selle välimise ruumi. Aga kes on meile seda õpetanud? Isegi vanemad ei oska meile seda õpetada. Sellepärast, et kunagi oli ju niimoodi, me oleme nagu peale teist maailmasõda oleme meie selle järgsed nõukogude ja ma ei tea, sealt edasi veel, me oleme nagu need jäänukid, keda ei olegi niimoodi kasvatatud armastuse vaimus, vaid pigem tugevuse ja sellise mingisuguse kontrolli vaimus on meid kasvatatud tegelikult. Ja sealt hakkab ka see juba, et naised tunnevad, et nemad peavad mehelikult käituma. Aga ei pea ju. Me peame mehi usaldada saama. Kui me saame mehi usaldada, siis sa saad olla oma naiselikus väes ja lihtsalt ollagi armastuses. Aga sama on ju see, et tegelikult mees ei saa ilma naise armastuseta ka mitte seda turvaruumi luua. See on vastastikune. Ta ei saa luua turvalist ruumi ei iseendale ega naisele, kui tal seespool see tuli puudub, kui tal ei ole armastust, kui ta ei saa kontakti oma südamega. See on mõlemad pidi nii. Ja sellega seoses mul on nagu idee, et me võiks kõigepealt ühiskondlikult hakata nagu mõtlema selle peale, selle armastuse kooli, armastuse maagia kooli, sest armastus on omamoodi maagia. See on nagu alkeemia isegi. Et armastuse kui energia õpetamist, armastuse vaimus õpetamist noortele. Sellist kooli oleks vaja, kus uus põlvkond saaks õppida, kuidas toime tulla oma romantiliste suhetega, kuidas toime tulla üldse suhetega, kas või oma ema ja isaga. Ja üldse sealt edasi ka oma tulevaste lastega. Et selline nagu armastuse ruumi loomine lastele, eriti veel nendele, kes seda kodus kätte ei saa. Kelle kodus on mingisugune selline kas on siis mingisugust kontrolli liiga palju või siis ei ole õpetatud, kuidas oma tulevaste suhetega toime tulla, armastusega toime tulla, iseenda südamega toime tulla, oma seksuaalsusega, tärkava seksuaalsusega toime tulla.
oma energiatega üldse toime tulla. Sest kõik see on ju energeetiline. Ja mul on hakanud palju mõtteid tekkima sellel teemal. Ma tahan, et ma hakkan seda projekti looma, kirja panema ja kes soovivad sellel teemal minuga kampa lüüa. Et me loome sellise sünergilise ruumi, kus me hakkamegi just eeskätt noorte peale mõtlema. Võib ka, muidugi igas vanuses on armastus olemas ja igas vanuses me vajame seda. Ja me võime ka loomulikult, seal vanus ei ole üldse ei oma mingit tähtsust ja tegelikult ka mina tunnen veel noorena ennast ja me tunneme kõik ennast noorena. Et ükskõik mis vanuses võib loomulikult selles osaleda ja õppida ja nii edasi. Nii et vanuse piirangud tegelikult nagu ei olegi. Aga ütleme siis nii, et see programm või mõte, mida edasi arendada siin, võiks olla tulevasele põlvkonnale. Sest nüüd energiat väga palju ka muutuvad, tulevad hoopis uutmoodi noored, uutmoodi mõtlemistega, uutmoodi energiatega. Aga selleks, et nemad ei peaks hakkama mööda terapeute käima omas tulevikus, et nemad saaksid kohe luua tegelikult seda õiget armastuse ruumi enda perekonnas, et need perekonnad ka püsima jääksid. Ja et pigem suund võiks ollagi selles, et praegu on ju hästi palju, eks ju, selliseid lahutusi ja kärgperesid ja nii edasi. See ei ole omamoodi, tänapäeval lihtsalt on teine ka mõtteviis tekkinud. Aga ütleme nii, et oma südamega kooskõlas käia. Et inimesed kohe noorelt õpiksid südamega kooskõlas olema, et neil ei tekiks neid selliseid lahknevusi iseendaga, konflikti iseendaga, millest kõik üldse algab, siis ma soovin sellise projekti luua, missiooni luua. See on missioon tegelikult kõigepealt. Et me loome armastuse kooli, kus on kõik sees, energiaõpe, südame tšakra tundmine, kõikide oma energiakeskuste tundmine, võib-olla reiki, võib-olla üldse näiteks on olemas selliseid nagu suhteterapeute, kes võiksid nagu mentoriteks tulla, siis jooga, siis mingisugused hingeõpped, siis kuni selleni välja, et kuidas me ka lihtsalt kombeõpped ja perekonna sellise kokkuhoiu õpped ja ühesõnaga seinast seina täiesti seinast seina. Eluõppe ühesõnaga. See, mida tegelikult praegu kooliprogrammides ei ole, et seal on, mul lapski räägib, et nii palju on sellist kooliprogrammides sees, mida üldse tegelikult tema näeb, et tal pole lihtsalt vaja. Aga see, kuidas näiteks oma tunnetega toime tulla, kuidas oma tüdrukuga toime tulla, kuidas näiteks edasi üldse, et mismoodi tema peaks mismoodi need noored peaksid omale planeerima seda tulevikku ja oma unistusi teostama. Midagi kukkus kuskil. Et kuidas nagu sellega toime tulla. Selliseid elulisi asju nagu. Südame asju, hinge asju. Et me nagu hingena kasvaksime võimalikult terviklikuks, et me saaksime kokku selle nais- ja meesenergia balanssi endas. Me oskaks ennast tasakaalustada, mis on väga oluline.
jah, me peame isegi selles praeguses vanuses seda tegema. Minagi teen praegu seda veel, et ennast nagu terviklikuks saada koos oma kaksikleegiga. Ja see ei ole üldse mingisugune lihtne ülesanne enda jaoks, sest keegi pole meid seda õpetanud, ma pean ise sellega tegelema. Ja ega inimestel ei ole ka nii palju ressursse, et käia mööda terapeute kogu aeg ennast parandamas. See ongi, et kuidas seda küllust enda ümber teadlikult luua. Teadlikkuse kool ühesõnaga. Aga kõik algab armastusest. Sest kui sa saad oma armastuse ja südameasjad korda, siis tegelikult sa hakkad looma ka küllust väljapoole. Kõik, mis seestpoolt tuleb, sa hakkad väljapoole looma. Et just sellist asja on praegu vaja. Et igal juhul, kui keegi, keda minu üleskutse praegu kõnetas, tahab kaasa mõelda. See ongi nagu, tänane video ongi selleks, et kaasa mõelda, kutsuda üles kaasa mõtlema sellel teemal esialgu. Esialgu ainult kaasa mõtlemine, sealt algab ka plaan. Et siis palun kõik ettepanekud, kõik sellised võimalikud mõtisklused sellel teemal või äratundmised, kõik on nagu teretulnud. Mulle palun kirjutada selle meili peale, mida ma siia alla panen. Ja siis hakkame sealt edasi mõtlema. Võib ka kommentaaridesse kirjutada, kui lihtsalt, et kõik saaks nagu osaleda selles keskustelus, mõtteavaldustes, siis palun kirjutage ka mulle kommentaaridesse. Igasugune tagasiside sellel teemal on teretulnud. Ja loomulikult eelkõige ootan tulevaste mentorite ehk siis igasuguste vaimuhinge ja ka selliste kogejatega, kes on spirituaalselt ärganud siis armastuse teemal, kellel on midagi nagu jagada. Kõiki selliseid asju, mida võiks nagu noortele pakkuda, palun mulle minuga ühendust võtta ja me saame siit edasi juba järgmiseid samme astuma hakata. Ma väga loodan armastuse südame kaudu kõigiga kokku saada, ühenduda, kaasa arvatud oma kaksikleegiga ja kõikide selliste inimestega, kes soovivad armastuse suunas maailma muuta. Aga kust algab maailma muutmine? Iseendast. Nii et tegelikult ongi, et meie järel tuleb põlvkond kasvaks armastuse vaimus, mitte eraldumise ja duaalsuse vaimus, mitte sellises külmas maailmas, vaid ikkagi soojas maailmas. Päiksevalguses, armastuses ja terviklikus perekonnas, terviklikkuses. Siis mõtleme kõik ühiselt. Ja kui mul järgmisteks kordadeks siin tuleb veel mõtteid, mida ma teiega jagada tahan, siis ma seda kindlasti teen. Sest minu süda on avatud armastusele, puhtale armastusele. Aitäh teile!